Kui sul on tegemist ühe 21. sajandi kõige südametuma diktaatoriga, saab olla ainult üks vastus. Julmus. Mitte nende inimeste vastu, kelle üle see diktaator valitseb, vaid selle sõjamasina enda vastu, mille ta sinu vastu on toonud. Ukraina teab seda väga hästi. Ja aprillis tõi Ukraina Venemaale kõige julmema kuu, mida Putin ja tema käsilased on kogenud. Krimmist Uraalideni on Ukraina hävitanud kõik, mis silmapiiril, kui Vene nafta põleb ja riigi armee variseb kokku. Et end valmis panna, meil on siin palju, millest rääkida. 4. mail andis Kiev Post pealkirja, et Ukraina kaugmaadroonide spetsialistid tabasid aprillis edukalt 14 Vene nafta rafineerimistehast ja kütusesõlme Venemaa territooriumil. See pole lihtsalt suur uudis, see on rekord. Mitte kunagi varem pole nii paljud Ukraina droonid tabanud nii palju kordi Vene naftataristut ühe kuu jooksul. Ja mitmel juhul tabasid nad sama sihtmärki mitu korda. Ukraina droonid lendavad nüüd sügavamale kui kunagi varem. Ühes näites, mida kohe käsitleme, saatis Ukraina drooni üle 1500 kilomeetri ehk veidi üle 930 miili, et see otse järjekordsesse Venemaa olulisse rafineerimistehasesse suunata. Ja see pole veel kõik. Aprill oli Venemaa jaoks aasta kõige julmem kuu veel paljudel muudel põhjustel, sest Ukraina on oma süvalöögikampaaniat enneolematule tasemele tõstnud. Aga alustame Venemaa naftast. See on rafineerimistehaste nimekiri. Ukraina kaitseministeerium annab kõik üksikasjad. Kõigepealt viime teid Bashnefti Novoilli rafineerimistehasesse, mis asub Ufa asulas Venemaa Baškortostani piirkonnas. 1400 kilomeetrit ehk umbes 870 miili Ukrainast eemal toodab see rafineerimistehas määrdeaineid ja kvaliteetseid õlisid ning selle töötlemisvõimsus on 7 miljonit tonni naftat aastas. Ukraina tabas seda tugevalt ja jättis selle põlema ning palju rohkem oli veel ees ootamas. Kostovos, mis asub Venemaa Nižni Novgorodi piirkonnas, oli sihtmärgiks Gorki naftapumpamisjaam. Ukraina droonidel polnud seekord nii kaugele minna, vaid 800 kilomeetrit, ehk umbes 497 miili. Aga nad tegid oma töö ära, hävitades rafineerimistehases 2 peamist nafta rafineerimise seadet. See tehas töötleb umbes 17 miljonit tonni naftat aastas ja varustab tervelt 30% kogu Venemaa bensiini tarbimisest. Järgmisena Tuapsa või vaene Tuapsa. Mainisime varem, et Ukraina ründas Tuapsa rafineerimistehaseid mitu korda. Rafineerimistehase töötajad pidid mõtlema, kas Ukraina droonidel on mingi isiklik vimm. Nad ründasid 16, 20 ja 28 aprillil, hävitades töötlemisseadmeid, vähemalt 24 kütusemahutit ja muutes tehase täiesti töövõimetuks. See tehas töötleb 4,4% Venemaa nafta rafineerimisest, sealhulgas toodab Euro 5 standardile vastavaid naftatooteid, mida kasutab Venemaa armee. Ja juhuks, kui Tuapsa arvas, et Ukraina on selle unustanud, ründas Ukraina rafineerimistehast uuesti. 1. mail. Õhutõrje. Pole kuulnudki, ütleb ilmselt Putin. Lisaks sellele, et Tuapsa rafineerimistehast koheldi nagu see võlgneks Ukrainale raha, ründas Ukraina veel mitmeid rafineerimistehaseid üle kogu Venemaa. Samara oblastis asuvat Sezrani rafineerimistehast tabasid droonid nii tugevalt, et puhkes suur tulekahju. Droonid pidid läbima 900 kilomeetrit ehk peaaegu 560 miili. Samuti Samara oblastis põhjustasid Ukraina droonid plahvatusi ja suure tulekahju Novokuibõševski rafineerimistehases, mis töötleb umbes 8,8 miljonit tonni naftat aastas ja toodab 20 erinevat naftasaadust, millest paljusid kasutab Venemaa sõjavägi. Ermis ja Orskis, mis mõlemad asuvad umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukrainast, tabati samuti rafineerimistehaseid. Esimesena sai löögi Lukoili Permnefti Orgsintesi rafineerimistehas, mida ründas Ukraina SBU Alfa üksus. See tehas töötleb aastas 13 miljonit tonni Vene naftat. Ja Ukraina droonid viisid ühe selle peamise nafta töötlemisseadme rivist välja. Orskis, mis asub Venemaa Orenburgi oblastis, põhjustasid Ukraina droonid tulekahju rafineerimistehases, mis toodab umbes 30 erinevat toodet ja mille aastane tootmisvõimsus on 6,6 miljonit tonni naftat. Mulle tundub, et meil jäi üks mainimata. Jaroslavli rafineerimistehas Jaroslavlis ei jäänud Ukrainale märkamata. Droonid lendasid umbes 750 kilomeetrit ehk umbes 466 miili, et purustada rafineerimistehase vaakumdestilleerimisüksus, mille tootmisvõimsus on 15 miljonit tonni naftat. Ja see on oluline osa Vene sõjamasinas, sest seal toodetakse bensiini, diislikütust ja lennukikütust. See kõik oli piisav, et panna Putini pea ringi käima. Ausalt öeldes oleme peaaegu oimetud ja alles alustame. Siiani oleme käsitlenud vaid neid rafineerimistehaseid, mida Ukraina tabas kuul, mil ta surus pika noa sügavale Putini ribide vahele. Järgmisena keeratakse seda nuga nii kõvasti, et Putin peab arvama, et see teeb tema kopsust piruetti. Sadamad, laevad, tehnika, tootmisrajatised ja palju muud
sattusid Ukraina tule alla Venemaa jaoks kõige julmemal kuul. Jäädes naftateema juurde, vaatame Venemaa sadamaid. Lõppude lõpuks tegi Ukraina seda aprillis korduvalt. Primorskis, mis on üks Venemaa peamisi naftaekspordikeskusi Leningradi oblastis, kahjustasid Ukraina droonid 3 RVSP 20 000 mahutit ja põhjustasid suure tulekahju. Nende mahutite kogumaht on 60 000 kuupmeetrit naftat ja need on vaid viimased, mille Venemaa on kaotanud sadamas, mis asub 850 kilomeetri ehk 528 miili kaugusel Ukrainast. Droonide üksused said Primorski rünnakutele varakult hoo sisse, tabades ekspordikeskust juba märtsis mitu korda. Ja kui Venemaa arvas, et mais olukord rahuneb, siis ta eksib. Primorskit tabasid veelgi rohkem droone. 3. mail, põhjustades järjekordse suure tulekahju, Ust-Luga, mis on Venemaa teine suur Balti meresadam, ei läinud palju paremini. Ukraina droonid läbisid sarnase vahemaa, et seda sadamat rünnata, kahjustades 3 naftapaaki. Nagu Primorsk tabas ka Ust-Lugat märtsis mitu rünnakut. Selleks hetkeks tundub, et Ukraina lihtsalt lisab juba niigi rängale löögile veel ühe alanduse, mis on rivist välja viinud 2 sadamat, mis moodustavad umbes 40% Venemaa kogu nafta ekspordist. Lisaks sellele, et Ukraina käis uuesti üle mõned märtsi rängimalt räsitud sihtmärgid ja otsustas samal ajal rivist välja lüüa veel mõned Venemaa naftasadamad. Samuti Leningradis tabas Ukraina RPK Vysotsk Lukoil 2 laadimisterminali, põhjustades järjekordse tulekahju. Novorossijskis, mis on nüüd üks Venemaa tähtsamaid Musta mere piirkonna sadamaid, lendasid Ukraina droonid 420 kilomeetrit ehk umbes 260 miili, et tabada Šeškari naftaterminali. Järjekordne tulekahju puhkes, katkestades Venemaa võime tarnida naftat, mida ta saab Primorskist ja Ust-Lugast oma klientidele Musta mere kaudu. Ja lõpuks põhjustas Ukraina Krasnodari krais veel ühe tulekahju droonirünnakuga Tihoretski naftapumpamisjaamas. Kui võtta arvesse mitmeid rünnakuid naftabaaside vastu Krinnis ja Krasnodari piirkonnas, siis on see kõige jõhkram kuine kampaania, mille Ukraina on sõja algusest peale Venemaa nafta vastu korraldanud. Ja Venemaa tunneb seda valu. Isegi kui tundub, et ta võiks kasu saada Hormuzi väinas kehtestatud blokaadi tõttu kõrgele tõusud naftahindadest, on Venemaa pidanud oma eksporti oluliselt vähendama. Venemaa pidi teenima oma naftamüügist. Lisaks $150 miljonit päevas, nagu Financial Times teatas 12. märtsil. Selle asemel oli Venemaa sunnitud aprillis oma eksporti piirama, sest sadamad, mida ta kasutab varilaevade varustamiseks, põlesid ja rafineerimistehased, mis toodavad neisse sadamatesse minevaid tooteid, langesid rivist välja. RBC Ukraine andmetel langes Venemaa naftaeksport 16,8%, mis tähendab, et aprillis jäi võrreldes märtsiga puudu 1,8 miljonit tonni. See oligi Ukraina eesmärk. Lüüa Venemaad kõige valusamalt seal, kus tema naftat toodetakse ja kus see riigist välja viiakse, ning tagada, et Putinil oleks võimalikult vähe raha oma sõjamasina käigus hoidmiseks. Olgu, teeme korraks pausi. Oleme juba palju aprillikuu rünnakuid käsitlenud ja ees ootab veel palju. Aga enne kui hakkame ette lugema veel rohkem ohvreid kõige laastavamast Ukraina rünnakute kuust, mida me kunagi näinud oleme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Sellest tuleb veel palju rohkem, nii et kindlasti vajutage tellimisnuppu, kui saate meie kanalilt uusi teadmisi. Õige, läheme tagasi rünnakute juurde. Ukraina polnud aprillis Venemaa naftaga sugugi veel ühel pool. Lisaks rafineerimistehaste ja sadamate rünnakutele tabas Ukraina ka naftatankereid ning väga haruldase rünnakuga hävitas isegi Venemaa naftatootmise vahendid otse tekkekohas. 10. aprillil teatas Kiev Independent, et Ukraina sõjavägi ründas Kaspia meres 2 naftaplatvormi, mis asusid umbes 1000 kilomeetri ehk 620 miili kaugusel rindejoonest. Mõlemad platvormid olid jääkindlad rajatised, mis paiknesid Juri Kortšagini ja Vügrifa naftaväljadel. See rünnak tähistab järjekordset arengut Ukraina strateegias Vene nafta purustamisel. See hävitab ekspordikeskused ja rafineerimistehased, mis muudavad Vene toornafta rafineeritud naftatoodeteks, mida saab raha eest müüa. See tähendab, et 2 lüli ahelast on hävitatud. Kaspia mere rünnakutega on Ukraina näidanud, et keskendub järgmisele lülile. Venemaa toornafta põletatakse ära enne, kui see üldse rafineerimistehastesse jõuab. Tükkhaaval halvab Ukraina kogu Venemaa naftavarustusahelat. Selle ahela teises otsas on tankerid, mis viivad Venemaa nafta ekspordikeskustest ostjateni. Kuna Ukraina oli juba nii palju kahju tekitanud, arvas ta ilmselt, et võiks ka ühe tankeri välja lülitada. Lõppude lõpuks oli see tanker Tuapsas. Ukraina tõestas aprillis vähemalt seda, et Tuapsa õhutõrje on nii nõrk, et Ukraina võib sellele piirkonnale lööke anda, nagu Mike Tyson, kes poksib oimetuks löödud väikelast. 29. aprillil selgus, et Ukraina droonid tabasid otse Markiisa tankerit, mis asus tol hetkel umbes 210 kilomeetrit ehk 130 miili kagus Tuapsast ja sõitis ilma automaatse identifitseerimissüsteemi signaali edastamata.
see on tüüpiline taktika, mida kasutavad Venemaa varilaevastiku laevad, samuti mõne muu riigi kui Venemaa lipu all sõitmine. Selles olukorras sõitis nüüd kahjustatud Vene tanker Kameruni lipu all, kuid Ukraina ei lasknud end petta. Teati, et see alus kuulus varilaevastikku ning sellele on kehtestanud sanktsioonid Ühendkuningriik, Euroopa Liit, Kanada, Uus-Meremaa ja Šveits. Ukraina pidi otsustama, et kõik need sanktsioonid ei olnud piisavad, et takistada laeva sõitmist. Seega rakendas ta täiendavaid kineetilisi sanktsioone, et see käigust välja lülitada. Lõpuks peaksime ju valmis olema, eks? Oh ei. See nuga, mida me ütlesime, et keerati Putini roiete vahele, suruti lõpuks nii sügavale, et see tuli tal tagant välja, kuna Ukraina saatis kõiki neid rünnakuid Venemaa naftatööstuse vastu lennukite, sõjalaevade ja isegi Venemaa sõjatööstuskompleksi südame pihta suunatud löökidega. Ja üks neist rünnakutest oli sama alandav kui kõik, mida Venemaa on seni selles sõjas kogenud. 25. aprilli operatsioonis ründas Ukraina Šargoli lennuvälja kauges Tšeljabinski piirkonnas. Sihtmärkideks olid kuni 4 hävitajat, sealhulgas 2 Su-57 stealth-hävitajat, mis peaksid olema Venemaa vastus USA hävitajatele nagu F-22 ja F-35. Su-57 on parim, mida Venemaal pakkuda on. Nüüd põlevad 2 neist maapinnal lennubaasis, mis asub 1700 kilomeetri ehk 1056 miili kaugusel Ukrainast. Ja me läheme otse tagasi Venemaale. Brjanski piiriäärses piirkonnas Ukraina droonid sadasid 1. aprillil Strela tehase pihta. Tehas vastutab komponentide tootmise eest, mida Venemaa paigutab oma tiibrakettidesse ja Ukraina kaitseministeeriumi andmetel on see täitnud 120 riiklikku lepingut, et teenindada Venemaa kaitsetööstuse vajadusi. See rünnak on klassikaline näide sellest, kuidas Ukraina valib hoolikalt sihtmärgi, mis teeb maksimaalset kahju Putini strateegiale saata Ukraina pihta kaugmaarakette. Ainult aprillis tulistas Venemaa Ukraina suunas 141 erinevat tüüpi raketti ja 6063 drooni. Venemaa püstitas aprillis uue rekordi õhurünnakute arvus 6. Ukraina selliste tehase nagu Strela hävitamine tähendab, et Venemaal on raskusi oma raketivarude täiendamisega. Suunudes Rostovi oblasti Taganrogi linna tabas Ukraina 19. aprillil Atlant aerotehast. Seekord haaras au endale Ukraina merevägi, lastes välja Neptun-rakette ning tabades tehast, mis vastutab kogu Molnaja löögi- ja luuredroonide tootmistsükli eest, mida Venemaa väed rindel kasutavad. Atlant Aero tuudab ka Orioni droonis kasutatavaid komponente, samuti KH-50 rakettides ja CAB-20 juhitavates õhupommides kasutatavaid osi. Venemaa teatas tulekahjust ulatusliku tehase laoalal ega saanud isegi oma tavapärast droonirusude ettekäänet kasutada, kuna Neptun-rakettide kasutamine oli vaieldamatu. Lubame, et oleme peaaegu lõpetamas oma ülevaadet julmast, kuid väga vajalikust karistusest, mille Ukraina aprillis Venemaale osaks tegi. Meie viimane peatus on Musta mere laevastik. Ukraina ründas seda laevastikku aprillis eriti jõuliselt, hävitades veelgi rohkem sõjalaevu ja aruseid, mis kuuluvad laevastikku, mis on juba sunnitud Ukrainast nii kaugele taanduma kui võimalik. Taganemine pole toiminud. Aprillis hävitas Ukraina projekt 775 Jamal ja projekt 117 Nikolai Felsenkovi. Mõlemad on dessantlaevad, mille koguväärtus on $150 miljonit. Ukraina tabas mõlemat alust 2 korral, esmalt 20. aprillil ja seejärel uuesti 26. aprillil. Samuti 26. aprillil hävitas Ukraina Ivan Kurse, mis on raadioluurekeskus, ning ründas Musta mere laevastiku väljaõppekeskust. Ka projekt 11356 R Borovestnik fregatt sai Ukraina laastavate kaugmaarünnakute ohvriks. Selle sõjalaeva tabamine võimandas Ukrainal anda veel ühe löögi Putini raketikesksele strateegiale, kuna Borovestnikile saab paigaldada kaliibri tiibrakette, mida Venemaa regulaarselt Ukrainasse tulistab. Kertši väinas hävitas Ukraina 2 patrullpaati, mis valvasid Kertši silda, peamist eluteed, mis ühendab okupeeritud Krimmi Venemaa mandriosaga. See rünnak võis avada tee tulevastele rünnakutele silla pihta, mis on osa Ukraina strateegiast Krimmi vabastamiseks. Ja lõpuks, 22. aprillil kahjustas Ukraina Krimmi Sevastopoli piirkonnas FSB piirivalvelaeva komandotorni. Õõvastav. Me ütlesime teile alguses, et liigume Uraalidest Krimmi ja Ukraina ei valmistanud pettumust. Ukraina pole kunagi varem sellisel tasemel kaugmaa hävitust korraldanud, nagu me aprillis nägime. Oleme näinud, kuidas rafineerimistehased ja naftaekspordikeskused on maani maha põlenud, mis on avaldanud tohutut mõju Venemaa naftaekspordile. $100 miljonit sõjatehnikat on leekides hävinud, millest suuremat osa Venemaa ei suuda asendada. Laevad, mida Ukraina tabas, jäävad eriti kauaks rivist välja, kuna Venemaa laevaehitustööstus laguneb sanktsioonide tõttu. Oleme näinud, kuidas raketitehased on hävitatud. Varilaevastiku tankerid on sihikule võetud ning Ukraina naftale keskendunud strateegia on laienenud uude tarneahela ossa,
kuna Kaspia meri on muutunud sihtmärgiks. Ukraina kaugmaadroonid lendavad kaugemale kui kunagi varem ja see, kui edukad nad on, näitab, et Venemaa õhutõrje on rohkem pingul kui jõehobu seljas olevad lühikesed püksid. Nüüd oleks loogiline arvata, et kui Ukraina panustab nii palju oma energiat kaugmaa rünnakutesse, siis see tähendab, et mujal aeglustub tegevus. Võib-olla said Venemaa keskmaa sihtmärgid aprillis veidi hingetembeaega või hävitati rindel vähem Putini käsilasi Ukraina FPV droonide poolt. Mitte mingil juhul. Kui üldse, siis Ukraina on mõlemas valdkonnas hoopis hoogu juurde andnud. Keskmaa rindel ütleb Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov, et Ukraina kahekordistas rünnakute arvu, mis viidi läbi 20–150 kilomeetri ehk 12,4–93,2 miili kaugusel. Aprillis oli selles vahemikus rünnakute arv 2 korda suurem kui märtsis ja 4 korda suurem kui veebruaris, mil Ukraina ründas Vene tagalat. Selliste rünnakutega purustab Ukraina tugisüsteemid, mis aitavad Venemaal oma rünnakuid rindel jätkata. Juhtimiskeskused kõrvaldatakse, logistika ja varustusahelad hävitatakse, samuti vägede koondumised ja laod. Iga edukas rünnak selles vahemikus nõrgestab Venemaa jõudu rindel. Ja kui Ukraina sihib õhutõrjesüsteeme okupeeritud aladel, avab seega õhukoridorid, mida saab kasutada uute õhurünnakute läbiviimiseks kas lähemal või sügavamal Venemaa territooriumil. Ja rääkides Venemaa eesliinisõduritest, neil oli väga halb kuu. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul kandis Venemaa aprillis tohutuid kaotusi, 35 000 kaotust, samal ajal kui Ukraina kahekordistas oma keskmaa löökide arvu ja tabas Venemaad tugevamalt kui kunagi varem. See on umbes sama palju venelasi, kes said surma või haavata märtsis, ja see tähendab, et Ukraina lähenemine töötab. Mida tugevamalt Ukraina tabab Venemaa tagalas, seda nõrgemaks muutuvad Putini sõdurid. Tundub, et Ukraina ei ole veel ületanud märtsis Venemaale põhjustatud kaotuste arvu, mis oli rekordilised 35 351. Kuid see on sellele lähedal ning aprillis jõuti taas detsembri varasema rekordi, 35 000 kaotuseni. Ukraina teatab ka, et aprill on juba 5. järjestikune kuu, mil Venemaa on lahinguväljal kaotanud rohkem sõdureid, kui on suutnud Putini armeesse värvata. Ainult Ukraina droonirünnakud on detsembri ja aprilli vahel Venemaale maksma läinud 156 735 sõdurit, teatab United 24 Media. Venemaa on samal perioodil värvanud 148 400 sõdurit ning Vene kaotusi on olnud veelgi rohkem. Need, keda just mainiti, on need, keda Ukraina suudab kinnitada droonide salvestatud videomaterjali põhjal, just nende relvade abil, mis neid kaotusi põhjustavad. Kui lisada suurtükirünnakud ja rünnakud, mida ei salvestata, ületab Venemaa 5 kuu kaotuste arv. Tõenäoliselt 160 000. Pole vahet, kuhu Putin ka ei vaataks, leevendust ei paista kusagilt. Ukraina ei tõsta ainult oma kaugmaa rünnakute intensiivsust. Ta suurendab tegevust igal rindel ja Venemaal pole sellele lihtsalt mingit vastust. Venemaa jaoks on nüüd kõik läbi. Aprill oli kõige julmem ja laastavam kuu kaotuste ja hävingu poolest, mida Ukraina on Putini sõjamasinale põhjustanud. Kuid kui Putin väriseb kusagil kaugel Kremlist peidetud punkris, teab ta üht vältimatut tõsiasja. Venemaa jaoks läheb siit ainult hullemaks. Kui soovite põhjalikumalt teada saada, mida Ukraina on teinud keskmaa ründedroonide vallas, siis meil on teile vajalik info olemas. Meie video uurib põhjalikult Ukraina uut jõhkrat strateegiat, käsitledes, mida Ukraina sihib ja kuidas konkreetne rünnak 16. aprillil võib olla pöördepunktiks sõjas, mis on sisenemas uude faasi. Vaadake seda videot, et rohkem teada saada. Ja ärge unustage The Military Show kanalit tellida, et näha kõiki meie viimaseid videoid Ukraina saavutustest Venemaa vastu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!